Vaatame täna siis sellist faili, kus õpilane esmakordselt puutub kokku kirjaliku jagamisega. Siin esialgu me valime sellise hästi ilusad arvud ehk 963 jagame 3-ga ja õpilane saab siis sammhaaval siin all kerimisribal siis vaadata, kuidas jagamine toimib. Vajutades siia nooltele kerib ta ühe sammu edasi ehk 9 jagatud 3-ga on 3. Veel üks samm edasi, 3 korda 3 annab 9. Samm edasi, lahutan ära, 9-st 9 on 0, toon 6 alla. Ja niimoodi sammhaaval saab ta edasi minna. 6 jagatud 3-ga on 2. 2 korda 3 on 6. Aga kui ta ei taha niimoodi sammhaaval edasi minna, siis tegelikult saab liikuda ka automaatselt, siin on 2 sekundit ja automaatselt siis liigub ja õpilane vaatleb. Seda aega siin 2 sekundit saab muuta. Ülesse poole liikudes aeg pikeneb, allapoole liikudes siis saab aega vähendada. Päris lõpus siis ilmub siia uus tehe ja kui siia peale klõpsata, siis paneme siit off, nii, paneme lõppu, paneme uus tehe. Kui siia peale klõpsata, siis ilmub uus arv, mida jagatakse siis samamoodi kas siis 2, 3 või 4-ga. Siin teised jagamised pole lubatud. See fail on tõesti nii, et siin ees arvud, mida me jagame, on valitud väga täpselt. Nii et näiteks siin 100-lised jaguvad täpselt 2-ga, 10-lised jaguvad täpselt ja 1-lised samuti jaguvad täpselt. Ja jagajaks on siis kas 2, 3 või 4. Kuna see on siis tõesti selline fail, kus laps esmakordselt siis tutvub. Nüüd siin all on tegelikult see riba, mida ette mängitakse siis konstruktsiooni protokollist valitud sammud. Seda me vaatame siis, kuidas neid samme valida ja milliseid samme on siis mõistlik valida. Nii, alustame faili loomisega. Kõigepealt siis loome arvud, sisendreale trükin 936, vajutan enter, tekib arv automaatselt. Ja me tahame seda jagada 3-ga, trükin 3, vajutan enter, tekib arv B. Hetkel loeme me need staatilised arvud, sellepärast et siis meil on endal lihtsam kogu seda protsessi jälgida ja neid vahetehtekesi välja kirjutada. Hiljem siis teeme nad dünaamiliseks. Nii, nüüd hakkame looma teksti, ehk kus on kirjas meie avaldis. Klõpsame ekraanil, vabandust, mul oli liugur sees. Võtame siit teksti, klõpsame ekraanil ja nüüd valime objektidest, et A jagatud B-ga ja võrdusmärk. Ütleme OK. Kujundame siis vastavalt meile meeldivalt. Ma panen siia praegu suur. Natukene tõstan teda ka sinna, kus ma tahan. Ja vaatame omadustest. Ma tahan kirja stiili ära muuta. Võtame siit tekst ja mulle meeldib tegelikult sheriff. OK. Kui ma siit omadustest seda muudan, siis on kindlasti vaja siit alt OK vajutada. Nii. Ja paneme ta siis boldi, et ta oleks kohe selgelt meile näha. Nüüd hakkame siis looma tekste, mis siis meil on siin samm-sammult vaja selle kirjaliku jagamise jaoks. Ja me loome need tekstid kõik eraldi tekstidena, sest siis on konstruktsiooni ribalt võimalik neid etapiviisiliselt kuvama hakata. Kui me loome ühe tekstina, siis kuvataksegi meile korraga lihtsalt üks suur tekst ette. Sellepärast on siin oluline kõik tekstid eraldi luua. Nüüd esimene tekst tuleb siia, ehk kui ma 9 jagan 3-ga, mis on selle tulem? Võtame siit teksti. Tegelikult võib siin juba natukene neid asju paika panna. Nii, teksti
Ja mis me siis tahame? Ma võtan siit objektidest tühja kasti ja kirjutame siia. Ma tahan, et siin oleks A miinus jääk, kui ma A-d jagan 100-ga. Nii. Paneme praegu sulud kinni, vaatame, mis tuleb. Ehk kui ma võtan 936 ja lahutan sealt ära jäägi, kui ma jagaksin teda 100-ga, ehk jäägiks oleks 36, siis ma saangi 900. Mina aga tahan siia saada 9, sest me hakkame ju 9 3-ga jagama. Sellepärast jagan ma veel selle tulemuse 100-ga läbi. Nii. Ja kuna ma vastusesse tahan 3 kirjutada, siis ma tahan veel jagada selle B-ga läbi. Ja ma jagan B-ga mitte 3-ga, sellepärast, et ma hiljem tahan selle kõik dünaamiliseks teha. Kui ma praegu siin staatiliselt 3-ga jagan, siis hiljem, kui ma võtan jagajaks 2, siis see ei toimi dünaamilisena. Aga kui ma jagan B-ga, B on hiljem 2, siis ta automaatselt kirjutab siia B asemele 2. Et sellepärast on see B siin oluline. Nii, 3 olemas. Nüüd mina paigutaksin praegust nad kõik kohe õigesse kohta. Ja lihtsalt sellepärast, et nad ei läheks sassi. Panen lukku ka, et siin kogemata midagi ära ei tõsta. Nüüd 3 korda 3 annab meile siia alla 9. Siia 9-le me paneme kohe selle miinuse ka ette, et siis ta tekib korraga. Jälle tekst. Ja kuidas seda saada? Mõistlik on tegelikult, ma panen siit praegust kinni ja ma näitan, mis on mõistlik. Mõistlik on võtta siin sees Ctrl A, Ctrl C ehk koopia, öelda OK ja nüüd tulla siia teksti lisamiseks. Siia. Võtame siit see kord, et tekst oleks ka alla joonitud. Nii hetke mõtleb. Nii. Võtame siit laiendatud diakriitikutes selle ja nüüd siia XX asemele kirjutame oma avaldise, aga jälle objektina kleebime kohe selle maha, aga me ei taha mitte siia 3, vaid meil tuleb siia 9. Jah, kui ta ei jagu täpselt, siis selle avaldisega toimetada ei saaks. Aga hetkel ma olen võtnud kõik väga mugavalt jaguvad arvud ja mul jaguvad täpselt, ehk ma saan selle sama 9 siia alla kuvada. Ehk ma ei kuva siia 3 korda 3 alla, vaid ma toimetan laisalt jälle seekord. Aga kui ma tean ise, et seda faili ma muutma ei hakka või et mida ma pean muutma, kui ma tahan, et need arvud oleksid, näiteks kui siin esimene arv oleks 8, et mis siis peaks toimetama. Nii, vaatame, saame 9, me tahame siia ette ka tegelikult miinusmärki. Siis meil on mitu võimalust. Me võime selle miinusse kirjutada siia ette, sulu sisse miinusse, aga me võime kirjutada näiteks ka siia sulu sisse miinusse. Aga no topelt me seda teha ei saa. Emmas kumbas kohas siis kirjutan selle miinusse. Teisest võtan maha. Nii, okei. Ja jälle võtan kohe temast kinni ja paigutan ta siia 9 alla. Ja nüüd paigutades on näha, et siin taust on valge. Oleks mõistlik võtta kohe läbipaistev taust, et siis nad ei sega üksteist. Ja nad võivad olla üksteise all niimoodi ilusasti. Nii, paneme lukku. 9 miinus 9. Järgmisele reale on vaja saada selle lahutamise tulemus ja tuua ka kohe siis kümnelised alla. Neid võib teha 2 erinevas tekstikastis, aga antud näites me teeme seda 1 tekstikastis. Ehk klõpsame siia, kirjutame 0 ja nüüd objektidest jälle toome siis alla kümnelised. Selleks alustame sulgu. Jääk, kui ma A-d jagan 100-ga, miinus jääk,
kui ma A-d jagan 10-ga. Paneme sulud kinni ja vaatame, mis ma saan. Ma saan 0,30. See esimene 0 on siin ees ära määratud, aga siin selle ristküliku sees tuleb siis 30. Aga ma ei taha mitte 30 alla tuua, vaid ainult 3, sellepärast ma tulemuse jagan veel 10-ga. Valmis. Jälle on mõistlik teha enda jaoks siit koopia kohe. Okei. Nii. Medium suurus. Kas ma eelmise jätsin ka mediumi? No siis läheme mediumiga edasi. Kirjastiil. Võtame kohe parema hiireklõpsu omadused. Ma näen, et kirjastiil on läinud jälle selliseks sans serifti peale, aga ma tahan seda teist valikut. Nii, ja taust ka jälle läbipaistvaks. Nii, aga näete, siin on kohe näha, et hakkab natukene ära nihkuma selle mediumiga. Ehk mõistlikum on võtta siin samamoodi suur ja paigutada kohe ta siia õigesti. See alumine tekst ka suur. Siis nad lihtsalt tulevad paremini üksteisega kohakuti. Nii, olemas 9, 0, 3 on alla toodud. Järgmiseks 3 jagatud 3-ga tahame vastusesse kirjutada 1. Võtame siit tühja kasti, kleebime siia selle 3 ja nüüd me ju lihtsalt tahame teda B-ga jagada. Lisame jagatud B-ga. Okei. Nii. Nii, loodame, et on enam vähem reas. Järgmiseks tahame siia 1 korda 3 on võrdne 3-ga kirjutada. Selle koha peale 3. Jälle tekst. Tühi kast. Ja mul on veel mälus olemas. Ja see täiesti sobib antud hetkel. Nii. Muudame jälle ära suureks. Taust ka läbipaistvaks. Ja kirjastiil. Nii, see on siin üleval peidus. Võtame ka teistega sarnaseks. Okei. Nii. Aha, miinusmärk jäi panemata mul praegust. Panen lukkuda, sest ta tundub enam-vähem paigas. Ja ei vale arv tuli. 0 tahan. Siia ette tahtsin miinusmärkiga. Nii. Tõstame uuesti paika. Ahaa, loomulikult miinusmärki ja näete, alla joonimine on ka puudu, jah? Uuesti omadustesse ja siit, vale arv tuli see ja siit LaTeX sisse võtame siis võt need ja võtan alguses lihtsalt siit need 2 maha, lähen lõppu ja panen siis selle looksulu lõppu tagasi. Mitte siia, ma ei jõudnud päris lõppu. Paneme lõppu looksulu ka siis, et ta kinnitab. Okei. Nii saame jälle kohendada. Nii. Nüüd tahame siia jälle siis seda lahutamise tulemust ja ühelised alla tuua. Selleks siis valime jälle teksti. Kõigepealt 0, tühi kast ja siia läheb nüüd lihtsalt jääk, kui ma arvu A jagan 10-ga. Okei. Taust, suurus.
omadused. Vaatame kohe. Siit sheriff. Nii. Okei. Sobivasse kohta. Ja paneme lukku ka. Ja nüüd jälle 6 jagatud 3-ga annab meile siia 2. Selleks jälle valime teksti. Võtame objektist ja kirjutame ehk kui me võtame jäägi, kui me arvu A jagame 10-ga, saame 6, eks ole, see jääk on 6 ja kui me nüüd jagame teda B-ga, siis me saame selle tulemuse 2. Okei. Nii. Siia see jäi natuke kõrgemale. Nii. Paika. Ja nüüd on meil vaja siis veel lõpetada oma jagamine ära ehk 2 korda 3 annab 6. Siia on 1 6. Võtame siis kohe, et ta oleks alla joonitud. Nii. Miinusmärk. Ja jääk, kui me A-d jagame 10-ga. Okei. Jälle taust maha. Suurus suureks. Loistame umbes paika. Ja viimaseks on lahutamise tulemus ehk 0. See on lihtsalt siis tekst. Paneme 0. Okei. Ja samamoodi võtame tausta ära ja noh, kas siis paneme suureks või mediumiks või kas me tahame nagu eristada seda 0 või ei taha. Nii. Põhimõtteliselt on meil kõik nüüd loodud selleks, et õpilane siis saaks seda jagamist jälgida. Kuidas nüüd aga teha nii, et õpilane näeb sammhaavalt seda, mida me lõime? Selleks on vaja siis teha siin graafika vaatel paremhiireklõps. Nii, siin graafika vaatel paremhiireklõps. Valida siit navigeerimisriba, siis siin all näidatakse navigeerimisriba. Ja praegu on siin kohe 12 sammu. Ja kui ma panen siit mängi, siis ta hakkab mängima, aga ta mängib ka need arvude loomised läbi. Ja seda me taha ju õpilasele näidata. Veel enam, me ju loome tegelikult kohe veel paar arvu juurde selleks, et meil see arv A muutuks dünaamiliseks. Nimelt praegust on meil ju ainult näide, kus 936 jagatakse 3-ga ja rohkem meil näiteid ei ole. Aga selleks, et meil oleks rohkem näiteid siin, loome me nüüd 3 loendit ja 3 arvu juurde. Ja siis läheme vaatame seda konstruktsiooni mängimise riba uuesti. Ehk vaatame, mis siis muutub. Loome siis kõigepealt näiteks loendid. Ja loome loendid nii, et trükime sisendribale valiku arvudest, mis jaguvad 2-ga väga täpselt ja mis on ka 3-kohalised, sest meil on 3-kohalise arvu jagamise jaoks kõik need pesad siin loodud. Vajutame Enter, tekib loend 1. Siis loome loendi, mis sama mugavalt on 3-kohalised arvud, aga jaguvad 3-ga. Nii. Ja loome loendi siis ka arvuga 4 jaguvate arvude jaoks. Ja siin on ka väga hästi mugavalt valitud arvud, et ei tekiks juhuslikud arvud. Lapsele jääb tunne, et need on juhuslikud arvud, aga nad tegelikult ei ole.
Nii, loendis 1 on siis 2-ga jaguvad arvud, loendis L2 on 3-ga jaguvad arvud ja loendis L3 on siis 4-ga jaguvad arvud. Nüüd loome sellise juhusliku tärisarvu, mis on siis 1-3-ni. Juhuslik täisarv 1-3-ni ja nimelt kui väärtus on 1, siis me tegeleme 2-ga jagamisega, kui on 2, siis 3-ga ja kui on 3, siis 4-ga. Nii, tekkis arv C. Nüüd me hakkame jälle kasutama sellist toredat asja, milleks on siis kui lause ehk tingimuslause. Trükime sisendreale niimoodi, kui C ehk selle väärtus on 1, siis võta nüüd selle uue loodava arvu väärtuseks 2, ehk me hakkaksime siis 2-ga jagama. Kui C on 2, siis me jagame 3-ga ja muul juhtudel jagame 4-ga. Nii, nüüd ongi, kui C on 1, siis D on 2. Ja nimelt, mis me nüüd teeme, me muudame ära B-väärtuse. Selleks tuleme siia B-l, võtame omadused ja ütleme talle, et ole võrdne D-ga. Vajutame Enter. Nii olukord kohe muutus. Ja siin läks kohe kõik asi rappa. Ja? Sellele me praegu ei keskendu, sest kui me saame korda ka jagatava, siis on kõik korras. Ja seda me saame järgmise arvuga korda. Ehk kui me sisendreale trükime sellise toreda tingimuslause, ehk kui C-väärtus on 1, siis võta juhuslik element siit esimesest loendist. Kui selle C-väärtus on 2, võta juhuslik element teisest loendist. Ja kui C-väärtus on 3, võta juhuslik element sellest kolmandast loendist. Vajutame Enter. Ja nüüd tuleme siia A peale, jälle võtame omadused ja kirjutame siia, et ole sina võrdne E-ga. Vajutame Enter. Ja nüüd imede kombel on siin kohe kõik korras. Kui me lisame veel siia nupu, uus arv, siis teeme selle kohe ära. Paneme siia nupp, uus tehe ja kirjutame siia värskenda konstrukt. Paneme OK. Ja näete, nüüd ta valib juhuslikult. C-väärtus on 2, siis ta valib 3-ga jaguva arvu ja valib siis loendist suvalise arvu, mida me sinna kirjutasime. Ja lapsele jääb tunne, et need on juhuslikud arvud, kõik siin, kui ta uue tehte järjest valib. Nüüd aga siis, kuidas vaadata seda mängi? Ma panen siit hästi väikseks selle aja ja mängime korraks kõik ette. Ehk te näete, siin kõik liigub ja lapsele ei ilmu veel mitte midagi. Ehk laps võib siin juba tähelepanu selle ajaga kaotada. Et kui panna siin veel see aeg aeglasemaks, siis see tühi aeg on siin jälle sedavõrd pikem. Selleks, et laps ei näeks täpselt ainult neid samme, mida me tahame talle näidata, võtame me siit vaatest konstruktsiooniprotokolli. Nii, natukene nihutame seda siia poole ja siin saame konstruktsiooniprotokollis saame näha siis kõik, mis me oleme siis teinud. Ja mis järjekorras põhimõtteliselt siin mingid asju on toimetatud. Me tuleme siia ja siin saame valida katkestuspunkti näitamise. Ehk tekkis siia lõppu katkestuspunkt. Ja nüüd me saame valida, et milliseid samme me üldse lapsele tahame näidata. Ehk mina tahan näidata alates 9. punktist, siin on seda jagatist, siis siit kõik sammud kuni lõpuni võiksid olla need, mida ma tahan talle näidata. Nii. Ja kui ma panen siin sammude arv ei muutunud, aga kui ma valin siit, et näita ainult katkestuspunkte, siis sammude arv muutus. Ja kui ma panen talle nüüd uuesti, et kerime algusesse ja panen mängi,
siis tegelikult siin konstruktsiooni protokollis ka näitab, et mis sammu mängitakse. See tasub niimoodi vähemalt üks kord läbi vaadata, et kas need sammud on täpselt sellises järjekorras, nagu ma tahtsin või ei ole. Kui nad ei ole täpselt õiges järjekorras, siis tegelikult on selle järjekorra muutmine väga lihtne. Ma võtan lihtsalt siit natist kinni ja tõstan selle nupu näiteks siia keskele. Ja kui ma nüüd mängin, siis see nupu mängimine tuli selle koha peale. Vaatame korraks läbi. Ja kui on keeruline niimoodi jälgida, kui on see ajaline mängimine, toon jälle selle nupu siia alla tagasi, siis tegelikult on hästi mugav vaadata siit samm-sammult. Nii, 8 jagatud 2 on 4. 4 korda 2 on 8. Lahutan, toon 2 alla. Nüüd 2 jagatud 2 on 1. 1 korda 2 on 2. Lahutan, toon 6 alla. Ja niimoodi sammhaaval enda tempos saan läbi kontrollida, kas lapsele kuvatakse õiged asjad. Ja samas lapsel on loomulikult sama võimalus. Lapse jaoks ma siit muidugi konstruktsiooni protokolli peidan, sest tema jaoks ei ole see oluline. Pigem segab teda. Nii, head pusimist!